Ma pean ütlema, et mulle nagu isegi mingis osas meeldib see olukord. Mulle ei meeldi see hirm ja teadmatus, aga mulle meeldib see olukord, et olla kodus rahulikult. Ma tunnen, et minul oli seda väga isiklikult vaja, et keegi teine paneks piduri peale. Et kuidagi see 2 aastat seda plaaditegu on läinud ikka nii, et no lihtsalt nii kiire on kogu aeg olnud, et pole olnud aega lihtsalt kodus olla, et nüüd seda on. Kuigi ma pean ütlema, et mul tekkis alguses, siis kui nädal aega oli olnud see eriolukord, siis mul tekkis paanika, et appi, ma ei jõua ju kõiki asju ära teha, mida ma tahan teha. Et ma loodan, et nad pikendavad seda. Et see on nii huvitav jälgida iseenda seda mõttekäike ja emotsionaalset seisundit kogu selle ajal, et see on täiesti üllatav nagu. Ega me midagi teha ei saa, ei ole nagu mõtet, ma ei näe põhjust paanitsemiseks, ma ei näe põhjust nagu kurvastamiseks, et nii lihtsalt on nagu, kedagi pole süüdistada. Bändiplaanis on nagu kõik jätkunud, võib öelda, aga isiklikus plaanis on see, et on üllatav, kuidas see ikkagi emotsionaalselt mõjub raskena, et iseennast nagu õpid rohkem tundma, et sellega on pidanud nagu tööd tegema. Ma ütlesin ka, et mis on see esimene asi, mis ma teeks ja see on, ma läheks kohvikusse tööd tegema. Et ma ei teeks mitte kodus arvuti taga tööd, vaid ma läheks kohvikusse, kus on võõrad inimesed ümber. See on selline asi, mis ma teeks. Ega muud ma ei teekski. No ja muidugi lavale tahaks, aga see on, tõesti tahaks kontserti anda, nagu tahaks seda inimesi kuidagi rõõmustada, näha, et see, mis sa teed, et see kuidagi emotsionaalselt läheb inimestele korda, et seda ka tahaks.